Juba 5. korda korraldas Töötukassa töömessi. Jõhvi kontserdimaja ruumides osales 50 tootmist, klienditeeninduse ja tervishoiu valdkonnas tegutsevad tööandjad, samuti avaliku sektori ettevõtted. Tööandjatel oli vahendada ligi 1000 töökohta, millest umbes 800 asuvad Ida-Virumaal. Pakuti ka praktika võimalust, sobivaid pakkumisi leidis ka vähenenud töövõimega inimestele ja noortele. Seekordne mess keskendus peaasjalikult töövahendusele, kuna see pakub piirkonna inimestele kõige enam huvi. Mess andis võimaluse vahetult tööandjatega suhelda. Nõu sai küsida ka Töötukassa karjäärinõustajatelt, kes muu hulgas tutvustasid Töötukassat toetavaid õppimisvõimalusi töötavatele inimestele. 100 elanikud Jõhvist, Toilast, Kohtla-Järvelt ja Sillamäelt külastasid sel päeval töömessi. Jõhvi büroo juht Anneki Teelahk rääkis, et Ida-Virumaal tööpuudus väheneb. Tänase päeva seisuga on arvel 6400 töötut. See on palju vähem kui eelmisel aastal. Siis oli meil 7060 tööotsijat. Juurde on tulnud ligi 1000 töökohta. Paljud tööandjad otsivad endale töötajaid just Töötukassa abiga. On millegipärast arvamus, et tööandja otsib läbi töömessi odavat tööjõudu. Anneki Teelahk ei ole sellega nõus. Ta ütles, et ettevõtete esindajad on huvitatud sellest, et leida kvalifitseeritud tööjõudu ja spetsialiste. Ning sellised inimesed miinimumtasu eest tööle ei hakka. Töömessilt võtsid osa ettevõtted, kes tegelevad mööbli tootmisega Kohtla-Järvel. Nende toodang läheb enamjaolt Eestist väljapoole, Põhja- ja Skandinaavia maadesse. Mis tõi inimesi töömessile? Нам нужны ресурсы, трудовые люди для того, чтобы... Meil on järsult kasvanud tööstus ning et nende mahtudega hakkama saada, on vajalikud lisa inimressursid. Meil on vaja pakkijaid, operaatoreid, kvaliteedikontrolöre. Need inimesed, keda te kutsute tööle, võivad loota suuremale töötasule kui miinimum. Kõik sõltub ametist ja kvalifikatsioonist. On ka miinimumtasu, kuid on ka kõrgemad palgad. Oluline on, et see, kes tuleb, on ka perspektiivis võimalik karjääri teha. Töömessile tulevad inimesed erinevas vanuses. Kõige nooremad lähevad 3. korrusele, kus on lauad ja stendid õppeasutustest. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž, Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasium. Nad tutvuvad võimalustega hariduse omandamiseks. Natuke vanemad vaatavad, kuidas oleks võimalik õppida teist ametit. Oma stendidega on töömessil ka Päästeamet, kuhu on vaja samuti töötajaid, sealhulgas dispetšereid. Samuti pakuvad tööd Politsei- ja Piirivalveamet ning samuti Viru vangla. Töömessi külastajad on enamjaolt töötud inimesed, kes on ühel või teisel põhjusel kaotanud töö.